tere, kallid! Septembrikuu taroskoop on lõpuks ometi teile kättesaadav. Nii nagu ikka leiate lingi ennast huvitava tähtkuju või enda tähtkuju või enda lähedase tähtkuju juurde siitsamast alt. Videokirjelduse kastist nii-öelda või siis kui otsite YouTube'i otsingust taroskoop ja enda tähtkuju, kuigi päris kohe esimesel, teisel päeval vist YouTube seda teile ei paku, aga see selleks. Pigem jah, minge siit alt või siis Ürgvekoja üldlehelt. Ma arvan, et te teate juba, kust seda leida. See kuu on läinud nii, nagu ta on läinud. Teisisõnu hilinenud taroskoobi ja minu puhul ka igasuguste muude asjadega. Kuna minu jaoks september on nii-öelda hooaja ehk siis puhkuse lõpp ja uue hooaja algus, siis mul võttis tõesti kaua aega, et kõik oma plaanid kokku panna ja taroskoop kui selline, andke andeks, ei olnud prioriteet ehk siis esimesel kohal. Ma küll augustikuu viimasel päeval panin kaamera üles, tegin kõik valmis selleks, et alustada, aga jätsin pooleli, kuna ei olnud üldse selline tunne, et ma peaksin seda praegu tegema. Seetõttu teile ka kõigile neile, kes on joonistanud ja kirjutanud, et taroskoopi ootavad ja sellest puudust tunnevad, on väike nii-öelda meeldetuletus, et mitte ükski kaardirida või kellegi teise öeldud asi ei saa ega ei tohigi olla nii tähtis, et teie elu jääb selle tõttu kuidagi elamata või et see on nii oluline informatsioon, mille tõttu on midagi just nagu puudu. Et te peate õppima ise nägema, ise märke ära tundma, ise looma aktiivselt oma elu, mitte järgima otseselt nimetame siis ennustusteks või siis kuidas iganes te võtate seda, mida mina praegu teen taroskoobi näol. Ehk siis kõik on meie enda kätes ja mina saan siin olla kui nii-öelda teejuht, ma saan laternat näidata, valgustada teie nii-öelda teed mingil määral, aga ärge palun võtke Jumala eest ühtegi neid asju ennustusena, mis on kivisse raiutud. Need on kas hoiatused või siis väljakutsed, üleskutsed või siis tähelepanu juhtimised mingisugusele asjaolule, mis võib tulla, aga kui te midagi muudate, teades, et see võib juhtuda, siis see ei pruugi juhtuda. Ehk siis ootama jääda, et see nii lähebki. Siis on suur tõenäosus, et see nii lähebki, sellepärast, et ei ole mitte midagi teinud, et see ei läheks nii. Muutmine on nii suurel määral meie enda kätes, et elu jooksul on mõned üksikud verstapostid, mis on kindlalt paika pandud ja määratud meile, nii-öelda saatus, kuidas iganes nimetate. Võib-olla me oleme ise selle valinud. Ehk siis mitte miski ei ole kivisse raiutud enne, vaid te raiute seda praegu, täna, homme, igal sammul ise. See, mida te raiute, on teie enda valik. Keegi teine ei tee seda teie eest, kui te ei lase seda teha. Kui te lasete sellel juhtuda ja ei loo ise oma elu otse loomulikult, sellisel juhul lähevad asjad nii, nagu nad on läinud või ei lähe just kõige paremini. Sest te ei ela oma elu, te ei käi oma teed. Kui kellelgi teist on probleeme puusaliigestega, põlvedega, jalgadega, teil on käimisega raskusi hommikul, võib-olla ärgates jalad paistes. See on nii suur märk sellest, et te ei käi oma rada, vaid käite kellegi teise oma. Kas te elate teiste elu?
või lasete teistel oma elu elada, ise valikuid tegemata, ise otsuseid tegemata, ise oma teed käimata. Mõelge selle peale. Aga kokkuvõtteks, aitäh, et olete olnud senimaani, nagu te võib-olla juba märganud olete või märkasite või kohe saate märkama, siis selle kuu ülevaade on poole kuu ulatuses ehk siis esimene pool ja nüüdsest septembrist alates on siis igas kuus 2 taroskoopi, mis on siis esimene kuupool ja teine kuupool, kuna terve kuu kokkuvõtmiseks on praegusel tohutul muutuste ajal, kus kõik nii kiiresti muutub ja energiat liigutavad meid siia-sinna, kogu maailmas toimuvad suured muutused praegusel hetkel ja meie ümber vaadake, mis inimestega toimub, vaadake, millised suured muutused toimuvad inimeste elus, millised muutused toimuvad meie enda elus. Ma nagu tundsin, et ma ei saa võtta tervet kuud kokku lihtsalt ühe nimetaja all, vaid me peame selle kuu jagama pooleks ehk siis natukene rohkem teada saama, mis toimub või siis millega me silmitsi seisame ja mida me muuta saame ja kuhu need asjad meil liiguvad. Ehk siis siin teie ees praegu on septembrikuu esimese poole kuni 15. septembrini ülevaade ja paari päeva pärast panen üles ka kuu teise poole ja jätkamegi nüüdsest 2 korda kuus sellise ülevaatega. Aitäh teile ja olge ikka hoitud ja ärge unustage, hoidke ennast ka ise.